Üks olulisemaid eesmärke muinsuskodu renoveerimisel on elamu energiatõhususe tõstmine. Väga oluline on siinkohal mõista, et soojustamise või tehnosüsteemide muutmise puhul on tegemist ümberehituse ehk rekonstrueerimisega, mida Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta teha ei tohi. Kuidas aga parandada hoone energiatõhusust selle välimust rikkumata või nii, et seda väljast vaadates näha ei ole? Hoone lisasoojustamist kaalutakse sõltuvalt konkreetse hoone väärtusest, arhitektuursest lahendusest või seisukorrast. Üldjuhul ei ole lubatud rohke dekooriga või sopilise fassaadi soojustamine. Mõnikord võib ka väga tagasihoidliku dekooriga hoone väljast soojustamine moonutada selle välisilmet ja väärtust. Enne kui hakkad säärast välispidist soojustamist planeerima, mis on tihti kallis ja nõuete tõttu keeruline, tuleks kaaluda peidetud lahendusi. Selleks on enamasti horisontaalpindade soojustamine ja avatäidete tihendamine. Aga mõned konkreetsemad näited on. Pööningupõranda lisasoojustamine, kui katusalune on külm. Samuti on suureks abiks katuslae soojapidavuse tõstmisel uue soojustuskihi lisamine, kui katusekate on heas korras. Amortiseerunud katusekatte puhul tuleks kõik oluliselt kihid uuendada. Kaheraamsete akende sisemise klaasi asendamine soojapidavama klaaspaketiga mõjutab korrektselt tehtuna hoone välisilmet väga vähe. Vundamendi soojustamine maapinnast allpool, kui hoonel on köetav kelder. Esimese korruse põranda soojustamine. Kui põranda all on külm kelder, siis saab soojustada keldri lage altpoolt. Tuleb arvestada, et kui põrand asub pinnasel, siis on renoveerimise ajaks ruumidest väljakolimine üldiselt vältimatu. Ebatõhusa küttesüsteemi asendamine, näiteks elektrikütte asendamine maasoojuspumba või kaugküttega. See ei muuda hoone välimust, kuid võib tarbitavat energiat kordades vähendada. Üleminek loomulikult ventilatsioonilt soojustagastusega ventilatsioonisüsteemile tagab ühtlase õhuvahetuse ja värske õhu ruumides ning hoiab oluliselt kokku küttekulusid. Seinte seespoolne soojustamine, kui hoone interiööris puuduvad väärtuslikud detailid seintel või seinamaalingud. Säärasel juhul säilib hoone välisilme, kuid toob kaasa ebakorrektselt tehes niiskuskahjustuse või hallituse leviku riski. Akendele ja ustele tihendite lisamine ei muuda samuti hoone välimust, aga vähendab mõningal määral õhulekkega seotud soojakadusid ja parandab ka hoone mürapidavust. Sellised peidetud lahendused on heaks alternatiiviks välispidisele soojustamisele, mille mõju võib olla energiakulu vähenemisele küll veidi suurem, aga on sageli ka kallim töö. Rääkimata sellest, et see võib kahjustada hoone väärtuslikuks hinnatud välisilmet. Seega tuleb kaitsealustes elamutes tihti teha kompromiss energiatõhususe ja välisilme säilitamise vahel.